automaksule! Veel aasta tagasi demonstreerisid isamaalased just siin platsil automaksu vastu. Mis on sellest vastupanust saanud? Te olite tänaval, te võitlesite. Kas te nüüd olete alla andnud? Ei. Ja ma luban Eesti inimestele, et kui seda poliitikakurssi toetatakse, siis 2027. aasta alguses tagasi ulatuvalt pärast valimisi automaks täies mahus tühistatakse. Kas suvel või talvel, vastukaja automaksul oli vali. Rahva petitsiooniga koguti 2023. aastal allkirju ning püstitati kõigi aegade rekord. Kokku tuli üle 77 000 allkirja. Ja siin on selline kollane vahtraleht. Et seal kollase vahtralehel on mitu tähendust. Üks tähendus on kindlasti see, et valige asjade menetlemisel sobilik tempo. Et tegemist on võrdlemisi värske valitsusega ja see vahtraleht näitab, et alati ei ole vaja tormata. Mõnikord tuleb ka mõelda. Kasu ei paista kõigist neist aktsioonidest suurt olevat, sest automaks tuli ja jäi. Maksta tuleb see 16. juuniks ning seal ei küsi keegi, kas sul on seda raha või mitte. Olete juba ära maksnud oma automaksu? Ei ole. Kaua ootate siis? Kuni õige aeg on. Viimane hetk. Ehk siis need viimased paar nädalat siin ega rohkem ei ole jäänud? Jah. Kui suure augu see automaks siis rahakotti toob? No mitte eriti, aga midagi tuleb ostmata jätta. Ükskõik, kas auto on inimesel 1 või 12 kuud, maksta tuleb kogu aasta eest. Müües auto maha poole aasta pealt, tuleb ise skeemitada, et raha tagasi saada. Näiteks lisades see auto müügisummale või leppida midagi ostjaga kokku. Mis saab siis, kui auto läheb näiteks mahakandmisele? Praegu ei saa mitte midagi, et kui 1. jaanuari seisuga auto oli registris, siis tuleb selle auto eest maksu maksta. Aga Riigikogus on ettevalmistamisel seaduse muudatus, et kui tõesti auto läheb mahakandmisele, hävib ja ta registris kustutatakse, et siis tuleb maksta maksu ainult proportsionaalselt selle aja eest, mis ta siis registris oli. Maksu- ja Tolliameti andmetel on eraisikute keskmine automaksu summa ligi 133 eurot. Kõige väiksem summa on 50 eurot ja seni suurim maksusumma ühe sõiduki eest ühele inimesele on pea 1800 eurot. Et perede rahakotid automaksu tõttu liiga tühjaks ei jääks, plaanib uus valitsus nüüd rakendada aastamaksule 100 euro suurust soodustust iga alaealise lapse kohta. See on väga tore uudis, selles mõttes, et tulevikus on kindlasti vaja autot. Kuna mul on endal 2 väikest pisikest, siis nagu see teeb elu kordades kergemaks. Kas automaks siis oli ikkagi selleks, et loodust puhtamaks saada või et riigi raha juurde tuua, sest et kui nüüd tulevad need soodustused ja pooled ikkagi võib-olla ei maksagi, siis seda raha ju väga juurde ei tule? No, automaksul oli 2 eesmärki, et üks oligi keskkonna eesmärk, et suunata inimesi valima keskkonnasõbralikemaid autosid. Selle tõttu siis oli maksumäär sõltuv, eks ju, CO2-st ja siis massist. Ja teine meede, nagu iga maksu puhul on alati fiskaalne, ehk et riigieelarvesse on raha vaja. Tõsi, et kui nüüd rohkem soodustusi on ja sellest lähtuvalt siis võib-olla lapsevanematel ju automaksu üldse mitte, siis keskkonna aspekt võib jääda nagu vähemusse võrreldes siis fiskaalse eesmärgiga. Viga lapitakse veaga, et mis see tähendab, et alul tehakse rumalus ja siis hakatakse maksma toetust selle rumaluse leevendamiseks. See on ebaloogiline, ebaökonoomne. Kuna toetuste maksmise arutelud alles käivad, ei saa lisasoodustust kohe praegu. Üks on kindel, automaks tuleb tasuda 15. juuniks. Kas pärast seda saavad pered osa automaksust tagasi või lisasoodustus tuleva aasta automaksust, seda veel otsustatakse.